Uruki riik. Kirjutanud Ben Okri. Keegi ei teadnud, millal Uruki riik oli alguse saanud. Mõni ütles, et see oli alati olemas olnud. Teadsime vaid, et selle lugu ulatus aega, mil maa oli veel noor. Mõni ütles, et üks taevane hääl oli andnud Määrahnule, Uruki riigile, tema tusase kuju, vorminud sellest hiiglasliku kotkapea. Igatahes teame, et see Määrahn on elus. Öösiti kerkib ta kivitiivul taevasse, tohutud tiivad, mis kannavad pimedust üle kogu kuningriigi, annavad mäele üheaegselt pead pööritava kerguse ja samas monumentaalse võimu. Kui mägi õhku tõuseb, lööb maapind vappuma. Meil pole aimugi, kuhu Määrahn lendab, aga kõikjal, kuhu ta liigub, oleme meie juba ees. Ja kuhu iganes ta naaseb, seal oleme meie alati olnud. Eksisteerib legend, et Uruki riigi vormis keegi nõiavõimetega käsitööline. 100 000 kääbust olid tema orjadena tahunud kalju tahumatut palet, kuni selle monoliitne süngus oli ennast ilmutanud. Usutakse ka, et nõnda avaldunud kuju on keegi jumal, kes ise kannustas kunstnikku tema koletustöös. Oma ilmumisest saadik on see painajalik kuju saatnud meie elusid ikka kurja toovamate seaduste ja aina rangema, sõnatu käsuliiniga. Mina olen Uruki riigi valvur. Mina jälgin maa meeleolusid. Jälgin inimeste meelsust, kes Uruki egiidi all elavad. Monumentaalse pühakuju muutumatust palgest sünnivad need seadused, mille järgi me elame. Mina uuringi seadusi. Möödub põlvkond elusid, aga selle riigi karm õiglus ei muutu. Mina vaatlen neid põlvkondi ja Uruk näeb niisamuti kõike. Pole võimalik midagi teha või mõelda, nii et tema oma kõike tajuvas kohalolus seda kuidagi ei märkaks. Mina olen Uruki riigi valvur ja läbi minu jälgib ta kõik.